Tere, mina olen Marten. Olen John Deere'i saagikoristusmasinate ja taimekaitsepritside tootejuht. Tänaseks videomaterjaliks on meil siis John Deere'i ruloonpress V451M. Ehk siis see on muudetava kambriga ruloonpress, mille kambri maht on siis 1 meeter kuni 1,65 meetrit või siis V461Mil on kambrimaht 1 meeter kuni 1,85 meetrit ja rulooni laius on 1,21 meetrit, mis on fikseeritud. Kui me siit minema hakkame, siis esimene asi, mis siin materjaliga kokku puutub, on vaalusurverull. Vaalusurverull on siis selle jaoks hea, et see surub siis vaalu natukene kokku poole, aga sellega ka paraneb kindlasti materjali edasiandmine ja ühtlustub selle edasiandmise. Siin on olemas siis koguripiid. Koguripiilatte on siis võimalus valida, kas neid on 4 või 5. 5 piilati korral on siis saagi kraapimine maapinnalt kiirem, ehk siis 5 piilati korral teeb ta 2 kraapimist sekundi jooksul rohkem. Sellega siis ka suureneb töökiirus. Kui me siia sissepoole vaatame, siis siin on näha saagi koondustigusid, mis on siis asetsevad sööterootoriga samal võllil. Ja siis sööterootor juba siis edastab saagi ühtlasemalt ja kiiremalt. Ja samuti siit koguri pealt on siis need koguri kaared on siis sööterootorile väga lähedal, et sellega siis kiirendab ja ühtlustab ka siis etteanne. Sööterootori juures asetsevad ka noad, mida kasutatakse üldjuhul silo tegemisel, et teha saaki väiksemaks. Seda saab reguleerida siis juhtpuldist, kas noad on aktiveeritud või ei ole. Neid saab siis automaatselt juhikabiinist lasta allapoole või koguni üldse deaktiveerida. Kui tulla siia kettide juurde, siis sellel masinal on kette 4 tükki, mis siis muudab selle masina hästi töökindlaks ja ka efektiivseks. Samas selle reduktori jõuvaru on siis kuni 180 hobujõudu, ehk siis saab töötada päris kiiresti ja efektiivselt. Kui vaadata siia allapoole, siis koguri põhi on sellel masinal langetatav, ehk juhul, kui peaks tekkima mingisugunegi ummistus, siis John Deere on patenteerinud sellise süsteemi, mis on paralleelogrammehhanismil töötav süsteem, ehk kui tekib ummistus, siis on võimalus koguri põhja ühtlaselt alla lasta ja see siis ummistus eemaldada kabiinist väljumata. Ja siis see ummistus eemaldatakse ühtlaselt terve koguri laiuses. Kui me liigume siia edasi poole, rehvide poolest, antud masinal on praegu 17-tollised rehvid all, aga sellel on ka võimalik alla tellida mõõduga 555-20 tolli rehve, mis muudab siis maapinna surumise või surve väiksemaks ja efektiivsemaks. Siit edasi poole liikudes jõuame presskambrini. Presskambris on siis kokku valtse 5 tükki. Siin on 3 ajamvaltsi ja siis 2 valtsi, mida ajavad ringi siis rihmad. Rihmasid on kokku 6 tükki. Need on väga head vastupidavad rihmad ning nende juhul, kui peaks miskit nende rihmadega juhtuma või katki minema, siis neid rihmasid on alati võimalus lihtsalt vahetada või siis jatkukohtasid vahele panna. Et see on tehtud väga lihtsaks ja kasutajasõbralikuks, et ei pea kuskil midagi rohkem lahti monteerima või tegema. Samas siin on näha ka rulooni väljastusramp, ehk siis kui ruloon saab valmis, nagu teada, siis osadel pressidel on see, et kui hakkab valmis saama, peab tagurdama enne, et saaks edasi pärast sõita. Siis see ramp annab sellele väljuvale ruloonile sellise hoo sisse, et ei pea enne siis rulooni väljastamist hakkama tagurdama. Rulooni suurused on siis sellel V451M pressil 1 meeter kuni 1,65 meetrit. Ja näiteks, kui me võtame ruloonpressi V461M, siis selle rulooni diameeter on 1 meeter kuni 1,85 meetrit. Laius on kõikidel ühtlaselt 1,21 meetrit. Hoolduse poole pealt räägiks, et selle ruloonpressi hooldus on väga lihtne. Ehk siis
Need luugid on kõik ühes tükis avatavad, et ei ole eraldi palju väikseid luuke, et saab kõik ühes tükis kiiresti avada. Samas on ka mehhanismi või ehituse poolest ehitatud see nii, et ta ei koguks nagu mitte vajaminevat materjali või prahti siia konstruktsiooni vahele, et oleks lihtne puhastada ja hooldada. Samas kõik ketiajamid on automaatse õlitussüsteemiga, samas on olemas ka siin tsentraliseeritud määrimissüsteem. Siia sisse läheb määrdetuub. Määrdetuubiga saab umbes 1600 rulooni siis valmistada. Kui rääkida John Deere'i kvaliteedist ja vastupidavusest, siis antud pressidel on juba kasutatud tugevdatud osasid. Näiteks valtsidel on kasutatud 20% laiemaid ja tugevamaid laagreid. Laagrid on mõlemalt poolt siis tihendatud ning on väga vastupidavad. Samas ka koguripiisid on võimalus valida kas 5 või 6 mm paksused. Ja samas on ka olemas sööt- ja rootori piid on valmistatud Hardox terasest, mis on väga tugevad ja vastupidavad. Ruloonide kvaliteedi poolest on John Deere'i ruloonid ühed väga kvaliteetsed ja tihedad. Ehk siis konkurentbrändidega võrreldes on sama materjali korral ruloonide arv väiksem, aga see-eest nad on palju raskemad. See vähendab ka siis kilekulu, võrgukulu kui ka transpordikulusid. Antud ruloonpressil on kaasas ka juhtpult, mida on võimalik panna juhi kabiini. Sealt on võimalik muuta erinevaid väärtusi, näiteks rulooni suurust, määrata, kui palju võrku siis sidumisel kasutada. Samas näeb ka sealt erinevaid väärtusi ja informatiivseid näidikuid. John Deere V451M ruloonpressid on väga head ja kvaliteetsed pressid nii heina, põhu kui ka silo pressimiseks. Vaadake meie teisi Vihuri-Agri tootevideoid ja kuulake meie Targa Tehnika Kodu podcast'e. Lisainfo ja pakkumiste saamiseks võtke ühendust oma piirkonna müügiesindajaga või siis kutsuge meie press endale põllu peale. Minu poolt suured tänud ja jälle kohtumiseni!